Hallo. Tere õhtust kõik see kena publikum, kes on siia täna kohale tulnud. Ilmselgelt teile meeldib rahvatants ja rahvamuusika, sest miks te muidu siia ikka tulite? Täna on siis selline lugu, et tänast etteastet alustab segarahvatantsurühm Hää. Ja nad on pärit Häädemeestelt. Pärnu lastepargis neil täna esmaesitlus, nad pole selle muru peal kunagi enne tantsinud. Et vaatame, kuidas see muru meid hoiab. Ja alustuseks teeme sellise hea soojendustantsu, et see ei ole üldse mitte Eesti tants, on šotlaste pidutants Circassian Circle. Aga sobib väga hästi eestlastele ka selles mõttes, et see on selline hea tuttavaks saamise tants, kui sa ei tea oma paarilist, sest siin paariline kogu aeg vahetub. Nii et kui te nüüd vaatate, siis jätke meelde ja võib-olla läheb teil seda kunagi vaja. No nii, nüüd on ehk esimene hirmukramp üle läinud. Võib-olla nad hea õnne peale järgmiste tantsude puhul isegi naeratavad teile.
et jah, ärge sinna auku minge, eks ole. Edasi läheb siis nüüd niiviisi, et kuna teatavasti see suvi oli tantsupeo suvi ja häärühmal on täitsa palju asju, mida nad teevad esimest korda lisaks sellele, et nad siin muru peal on, et sellise nimega ja sellise koosseisuga olid nad sel aastal ka esimest korda tantsupeol ja sellest lummusest on üsna raske välja pääseda. Ma küsis korra publiku käest, et andke käega märku, kes teab, mis tantsud tulema hakkavad. Kirmas välja arvatud. Ühesõnaga ma kahtlustan, et need, kes on siin igal kolmapäeval koha peal olnud, te kindlasti olete neid tantse juba näinud, mõnda võib-olla ka mitu korda, sest kõik Pärnumaa rühmad ju on seda õppinud, neid kahte tantsu terve 9 kuud. Aga nüüd siis ise oma tantsupeo, 2 Pärnumaa liigi tantsu. Esimene on siis Akseli polka, meie oma Ingrid Jasmini tants, räägib merest ja ootusest ja igapäevaelust ja probleemidest ja nende lahendamisest. Et eks te siis näete, kuidas need mehed oma probleemid ära lahendavad, et naised nendega oleks nõus veel ka järgmise tantsu tantsima. Ja teine tants on siis tantsulugu rättidega. Et nautige. Kui te nüüd selle järgmise tantsu algasendi võtate, siis tulge sealt nurgast nüüd ära, eks ole jälle. Muidu siin paremal pool olev publik ei näe nagu üldse mitte midagi.
tulge siia lillede poole, kuulge. Siia paremale poole. Tulge siit august ära. Seda järgmist tantsu on minu teada tantsinud ainult üks Pärnu rühm ja see ei ole see rühm. Aga vaat nüüd nad tantsivad. Õlle Jenka tuleb.
tantsud. Nii, kes on veel julge, tulge kaasa. Mul on oma spikker siin. Nii, võtke siis niimoodi, et 2 paari kokku, et pange siis 4 tantsijat kokku. Nii, aga kes oleks veel ühe paariline, kes tuleks meiega aitama? Jah, tuleks nagu, et tulge siia. Siis meie arvame, ennää, tulge siia, palun, väga hea. Siis teeme niimoodi, et kas sina oled nõus temaga tantsida ja siis mina tantsin sinuga, vot, ja siis sina võid teha, ma pean oma soo vahetama, meie teeme siis sama asja, et sina teed sama sammud, mis mina teen. Nii, võtad siis selline vankrivõtte, ehk siis eesmise paar, teil on käepool püsti, niimoodi, ja siis teil on tagumised käed tagumise paarilisega või paariga. Välimised käed on ühendatud, just. Ja me teeme kõik, alustame kõik oma vasaku jalaga ja me teeme välja üks kandastak. Kandastak ja siis me toome jalg juurde ja me teeme päkkastak. Ja siis me teeme kõik ringis keskmesse vahetussamm, et 1, 2, 3.
ja siis see kordub sama asja, aga parema jalaga, siis on kand, varvas, 1, 2, 3 ja uuesti kordub ja tegelikult Kihnus on erinevad variandid, kas sa tahad back astak tegema või sa tahad kand astak. Proovige ise, kumb tundub mugavam teile. Aga siis me teeme seda 2 korda läbi, ehk siis vastu jalaga ja 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Vot, täpselt. Ja siis me liigume ette vahetussammuga. Kõik alustavad vasaku jalaga. Siis me liigume ettepoole ja 1, 2, 3 ja 2, 2, 3 ja 3, 2, 3 ja 4, 2, 3, 5, 2, 3 ja 6, 2, 3 ja 7, 2, 3, siis me laseme siit eesmise paaril. Mu eesti keel hakkab täiesti kokku jooksma. Eesmise paar laseb lahti omast käest ja meie lähme lihtsalt välimiselt küljelt ringi ja siis on tagumise paar saanud eesmiseks paariks. Vot, ja siis kõik kordub algusest. See on väga lihtne. Proovime siis kõik koos. Alustame kõik vasaku jalaga. Kalamees on kõik publiku lemmik, väga hea. Kas sa oleksid nõus hoidma seda minu jaoks palun? Mul on väga hea paariline. Võtame siis hoopis sõltujättis kätte. Nii. Ma seletan teile üks seltskonnatants, kuidas ta käib. Et sa võtad oma paariline. Kas te jääte meiega tantsima? Jah, muidugi. Parandame meie ringi natuke. Teeme siis meie viimaseks tantsuks. See on väga lihtne tants. Võtad oma paarilisega valsi võtta ja siis te seisate niimoodi, et te olete küljed on koos, et niimoodi, et te vaatate, esipool vaatab vastu päeva niimoodi, et teil on nagu parem ja siseküljed on just koos. Just, ja me teeme selline, alustame välimise jalaga, tüdruk on paremaga, poiss alustab vasakuga. Ja me teeme 3 sammud ette ja siis 3. sammul me teeme pisike põlve tõste ja pisike hüpak. Eks see oleks 1, 2, 3 ja. Ja siis me lähme selle vaba jalaga, me lähme täpselt samamoodi taha. 2, 2, 3 ja. Vot, ja siis see kordub jälle. 1, 2, 3 ja taha 2, 3 ja. Vot, väga lihtne, eks 2 korda ainult. Siis sa pöörad oma paarilise poole, et siis rinnati oleksite seismas. Ja nüüd te teete sama, jalad teevad täpselt sama asja, aga te lihtsalt liigute hoopis nüüd ringi keskpunktisse. Ja siis te lähete 1, 2, 3 ja tagasi 2, 3 ja
siis te teete valssi ringi. 1, 2, 3 ja 2, 2, 3 ja 3, 2, 3 ja 4, 2, 3. Ja see on kõik. See on absoluutselt kõik. Ja laul käib ja siis teie tantsite lihtsalt mõnuga ja nautige, sest see on suvi, tore ja ma tänan teid kõiki, et te tulite siia meid aitama. Nii, olete nõus alustama, jah? Väga hea. kes tulite välja, et meid aitama ja ma tõesti loodan, pange käed püsti korraks, kes on need, kes ei ole kunagi Kihnus käinud? Pange käed püsti. Who has never been to Kihnu? Kõik on käinud või? Väga tublid, aga me ootame teid veel. Aisja!
autopilli on kosta kohal. Kuulete, väga hästi. Siis on hästi. Kes teeme selle kitsa? No nii, tere, tere, veel on mõned tantsud teile
näidatud. Kui ei tea, siis meie oleme Kihnu saarelt tulnud ja me just jõudsime täna õhtul ja väga mõnusa eikese tormiga sõitsime üle merre ja väga-väga äge ja tõime natuke saare melu teile. Nagu näha, me oleme natuke väikse koosseisuga täna, aga ikkagi me tahaksime teiega natuke tantsu tegema, et te peate meid aitama, et siis, kes oleks huvitatud, siis palun tulge, võtke paarilise kätte ja tulge meiega, me õpetame teile mõned Kihnu tantsud. Ja ma seletan korraks, et kui mu eesti keel tundub veider, sellepärast ta ongi natuke veider. Eesti keel on tegelikult mul teine keel, aga et ma arvan, et meie saame hakkama ja tüdrukud aitavad täna selle tantsuga. Nii et siis palun, võtke paariline. Me alustame väga lihtsa tantsuga Kalamees. Väga-väga tüüpiline Kihnu tants ja tulge kõik, päriselt. Meil on teie abi vaja. Kas võtad, kas mees ja naine tulevad või naine tulevad? Kas lapsed tulevad koos? Kas mehed tulevad, tantsivad koos? Miks mitte? Me saame uut traditsioonid alustavad, mehed tantsivad koos. Just, väga hea. Ja võtke kõik ilusti ringis käest kinni. Väga hea. Tulge meie vahele, siia teie. Kas keegi tuleks minuga tantsida ka? Sa tuled minuga tantsida? Oi, tore, kas oleks minu tüdruk olla? Palun, mina saan sinu poiss olla. Mis on sinu nimi? Moona, väga-väga tore. Meil on kõige noorem siin praegu vist nii, tule siia sina pool. Kõigepealt alustame siis vahetussammuga, alustame kõik oma parema jalaga ja me liigume vastu päeva suunas mööda ringjoont ja me teeme kõik vahetussammuga ja kas meil on mõned inglise keele nagu et rääkijad või ei ole? Kõik on eesti keele rääkijad, väga hea. Nii. Siis alustame parema jalaga ja vahetussamm on selline 1, 2, 3 ja 2, 2, 3 ja 3, 2, 3. Natuke kiiremini, aga alustame pihta. Valmis ja... Ja nüüd me lähme teist suunda ja 1, 2, 3, 2, 2, 3, tubli. Ja nüüd tüdruk läheb oma, vabandust, poiss, ma unustan, kas ma olen poiss või tüdruk. Poiss läheb ringi sisse poole ja siis sa lõpetad ja vaatad oma paarilise niimoodi. Väga tublid. Ja nüüd meil hakkab sellise jala vehkimine natuke. Et igaüks alustab siis, väga hea. Kes veel tahab? Alati võite juurde tulla, ei ole üldsegi midagi. Meil on Kihnus sellised tantsud, mis tuuled siis, kui sul tuju hakkab ja siis lihtsalt hakkad meiega kaasa tantsida. Nii, aga meie alustame siis jala vehkimisega niimoodi, et teed samm oma parema jalaga ja siis vehkid oma vasaku jalg nagu eest, nagu diagonaalselt niimoodi, et tee parema jalaga samm ja siis vasak jalg eestpidi just niimoodi ja me teeme niimoodi, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aga me teeme niimoodi, et sina lähed sinna poole ja mina lähen siia poole oma jalaga. Proovime, et sul läheb jalg sinna. Just. Ja nüüd me teeme niimoodi, jalg, just. Ja lihtsalt hõljub see jalg seal sees. Aga me teeme niimoodi, et ei ole jalad samale poole, vaid on erinevate poole. Et ikka korraks, nagu et teie jalad keevad niimoodi, pam, just täpselt, proovime seda siin valmis ja 1, 2, 3, just tubli, mis on vaata muidugi paariline mulle ja jätkame veel. Ja nüüd on stopp ja me teeme 2 püstplaksu, et plaks ja siis me võtame parema käevang, just parema käevang ja me hakkame lihtsalt kõndima ringi. Niimoodi, et alustame siis plaksudest ja teeme siis käevang. Valmis ja... Ja teeme nüüd korra veel need plaksud. Plaks ja vasaku käevang. Just tubli. Annaks
Ja me lõpetame niimoodi, et me oleme ringi sees ja kõik algab algusest. Teeme siis niimoodi, et alustame ja me õpime kaasa, eks? Ütleme kõik. Ja. Üks, kaks, kolm, kaks, kaks, kolm, üks, kaks, kolm, kaks, kaks, kolm, ja teistpidi. Ja poiss läheb ringi sisse ja alustab lekkiga lekkiga. Mina tegin seda veel mitte plaksud. Ja nüüd tuleb plaksud ja üks, kaks, äkki. See on selline seltskonnatants vanal hallil ajal, kui Pärnus töötas veel kuursaal ja peeti tantsurühmade vahelisi tantsulahinguid, siis oli üks ülesanne ühel aastal selline, et tuleb üks seltskonnatants välja mõelda ja see siis ka teistele õpetada. Nii me siis tegime ja nüüd me muudkui õpetame seda siis kõigile. Et kes teab, kuidas Sofit ja Fifit tantsida, võib juba vabalt meiega liituda ja me siis proovime, mis välja tuleb täna. Selleks aega oli ja omal Fifit jalutas, kui Fritz tal vastu tuli. Tõissa külmad on kevadised ilmad, siis neil on mure, kui lennab pumbest tule. Tõissa külmad on kevadised ilmad, siis neil on mure, kui lennab pumbest tule. Nad jalutasid käsikäes, üks sõdur poiss ja Sofi, armleegid, sest neil südameis ja järgi jooksis Fifi. Tõissa külmad on kevadised ilmad, siis neil on mure, kui lennab pumbest tule. Tõissa külmad on kevadised ilmad, siis neil on mure, kui lennab pumbest tule. Siis Sofi lahkelt naeratas ja ütles bitte, mul mees on kaugel Venemaal ja kodus mitu titte. Tõissa külmad on kevadised ilmad, siis neil on mure, kui lennab pumbest tule. Tõissa külmad on kevadised ilmad, siis neil on mure, kui lennab pumbest tule. Ütles seisega mind, sa armas oled mulle, suki pekki võite trooli tõrva ikka sulle. Tõissa külmad on kevadised ilmad, siis neil on mure, kui lennab pumbest tule. Tõissa külmad on kevadised ilmad, siis neil on mure, kui lennab pumbest tule. Tõissa külmad on kevadised ilmad, siis neil on mure, kui lennab pumbest tule. Tõissa külmad on kevadised ilmad, siis neil on mure, kui lennab pumbest tule. Nii möödus mitu kuud, kui Sofi alles märkas, et oli ka läinud paksemaks ja õnne uimast ärkas. Tõissa külmad on kevadised ilmad, siis neil on mure, kui lennab pumbest tule. Tõissa külmad on kevadised ilmad, siis neil on mure, kui lennab pumbest tule. Riks rindele siis saadeti ja leinama jäi Sofi, tal lohutuseks väike Fritz, kolm mehelast ja Fifi. Tõissa külmad on kevadised ilmad, siis neil on mure, kui lennab pumbest tule. Tõissa külmad on kevadised ilmad, siis neil on mure, kui lennab pumbest tule. No nii, seltskonnatantsudega on see tore lugu, eks ole, et hiljemalt 3. korral tuleb meelde, kuidas ta täpselt käis. Ja siis ongi juba hästi, kui te olete nüüd kokku leppinud, kes kellega käib. Teile tantsis täna Häädemeeste segarühm Hää ja tantsud õpetas selgeks Raivo.
ja me ei oleks jõudnud tantsida, kui meil ei oleks Eevit olnud. Ehk siis aitäh teile kõigile, teeme ühe ilusa kummarduse veel. Ja ilusat suve kõigile!